nende teraviljade saakide kohta ma vaatasin Jaak ja Vandkas pead, et seal oli ilma lämmastikuta, eks, et alla külv ja siis seetõttu teravilja järgi oli need saagid kuskil 3 tonni ja põhu ja terase suhe kuskil 0,6-0,7, seetõttu tuli seda põhku ka kuskil paar tonni, et aga kui meil olid ka variandid, kõike siin ei näidata, kus panime 50 kui lämmastikku, liblikõeliste hulk ei tõusnud, aga põhu hulk tõusis 2 korda ja teraviljasaak. Et nagu tootjate tingimustest see põhusaak tuleb tunduvalt suurem, aga haljasmassi saaki see lämmastik ei suurendanud. Nii, ja räägiks vahekultuuridest, et viimasel ajal on tekkinud huvi vahekultuuride vastu ja eriti just otsekülvimehed on need, kes on sellest huvitatud või kasvatavad. Ja vahekultuuri all nüüd me hästi palju asju on selle all mõeldud või mitmeti mõistetud, et meie praegust mõtleks selle vahekultuuri all sellist kasvatusviisi, kus siis pärast varakult külvatava kultuuri järgi külvaks kiiresti kasvava kultuuri ja siis kas künd siis sügisel või kevadel. Et püüdjakultuur või püüdurkultuur ja mitu nime on talle pandud, catch-crop. Ja miks seda siis kasvatada põhjus nii meil kui mujal maailmas on see, et oleks siis toitainete leostumise vältiseks, et püüdjakultuur püüaks siis bioloogiliselt seoks need toitained ära. Et see oleks esimene ülesanne ja teine tähtis ülesanne, kui seal humusbilansi kalkulaatoris oli ta ka sees, et moodustub küllaltki suur kogus orgaanikat ja ta on niisuguseks küllalt seaks humusbilansi reguleerimiseks, tõstaks siis bilansi positiivsemaks. Erosiooni vähendamine, et kui see muld jääb lihtsalt sinna ilma katteta, et künname ta ära, siis seal kindlasti on hästi suur erosioon, et on see põhk näiteks minimeeritud harimisel peal või siis on vahekultuur peal, siis näiteks taimiku all see erosioon, seetõttu ka see leostumine on selle tõttu tunduvalt väiksem. Ja vahekultuuridel on rida siis veel väiksemaid muid ülesandeid, mida tagab struktuuri, tagab mikroorganismide paljunemine, vihmausside elutegevuse soodustamine, et viimasel ajal on järjest rohkem saadud aru, et see vihmausside olemasolu ja nende töö on küllaltki oluline mullaviljakuse tõstmisel ja vahekultuurid ka nende arvukust tõstavad. Siis umbrustade kontrollimiseks, et teatud kultuurid oma siis laguproduktidega mõjutavad umbrustade arvukust ja hiljem siin vaatame, näiteks rukis on üks selline, kus rukki kasvuaeg või kasvujärgselt on siis umbrustus väiksem. Haiguste ja kahjurite kontrollimiseks teatud kultuuridel siis jällegi kas laguproduktid mõjutavad teatud taimehaigusi pärssivalt ja mille järgi siis valida see vahekultuur, et oluline on siis meil ju aeg on lühike, et ta kasv oleks kiire ja mullakattus oleks hästi hea, et sellesse kiire kasvuga kultuuri peaks saama ja muidugi lisakulutusi ei taha teha, otseselt see saakide või raha tagasi ei too, kaudselt ta toob, aga see külvise norm võiks olla suhteliselt väike ja vastavalt sellele ka hind ka soodne. Ja hilisem generatiivorganite areng, mis selle all mõelda, et kui see taimiku küllume ja ta hästi kiiresti läheb õitsema, siis ta lehelist massi moodustab vähe ja seda biomassi tuleb vähe. Seetõttu oleks parem selline vorm, mis rohkem lehti sügisel moodustaks, ei läheks nii kiiresti õitsema. Kindlasti peaks olema hea lämmastiku koguja, toitainete omastuse parandajad, osad kultuurid on sellised, mis võtavad ka sellises vormis näiteks fosforit, mida näiteks teravili kätte ei saa, kas tatar või keerispea, võtab ka seda vormi, mis teravili ei võta, kui ta on selle omastanud ja laguneb ära, saab järgmisel aastal ka teravili seda kasutada. Efektiivne vee kasutus, eriti meil on kuivad sügised nagu tänavu aasta või siis mida vähem vett kasutab, seda perspektiivikam ta oleks selleks. Talvekindlus, et just on rõhk viimasel ajal talvisele pinnakaetusele, et seetõttu see vahekultuur võiks olla selline, mis kannatab sügise teatud kraadid välja kuni suurte külmadeni või siis elab kevadeni edasi.
ja ka selle juures ta peaks olema kergesti kõrvaldatav, et ta kevadel või siis sügisel harides ei muutuks selliseks tülitavaks kultuuriks järgnevas kultuurides. Ja aga põhimõte on see, et ta peaks olema patogeene vähendav, aga ta ei peaks olema selline, et selle järgnevate kultuuriga ühte liiki või ühte perekonda kuulub, et ta tekitaks hoopis meile kahju ja haigustekitajaid. Ja mõned aastad on saanud neid uurida siin, et üksikliikidena ja nüüd ka segudena, et mis meile sobiksid, et kõigepealt sai alustada üksikliikidena, mis on siis niisuguse kiire kasvuga ja kuidas meil seda kasvatada võimalik on. Et praegust laias laastus võiks öelda, et 2 aastat 10 ei tule ta hästi välja. 2008, näete, on siin juttu olnud, vihmane sügis hiliselt koristatud, sai hästi hilja külvatud, temperatuure jäi siin 350 ja saak oli selline, umbes sama seis või natuke parem oli tänavu aasta. Et vahepeal saad aastad tunduvalt paremad. Siin sai kuskil 21-22 august külvatud, 10. august temperatuure juba rohkem, 1. august veel parem. Et põhimõtteliselt 1. augustini esimese 10 päeva jooksul võiks see külv olla tavalisel aastal. Kui sügis on pikem või saaks ka hiljem asja, aga peale 20. augustit see asi juba jääb, saak jääb suhteliselt õnnetuks. Et siin tuli kusagil siis 500-600 kilo kuivaines seda massi. Et suhteliselt tagasihoidlik, et kui nüüd oli olukord juba tunduvalt parem, oli temperatuur oli 100-150 kraadi rohkem, ja siin on moodustunud juba kusagil 2 tonni kuivaines orgaanikat. Et oluline orgaanikalisa, samas on ta sidunud kusagil siis liblikõielised 60 kilo lämmastikku, ristõielised niisugusel keskmisel aastal siis kuskil 40 kilo lämmastikku. Ja siin enne oli juttu raieinast, raiein ka vahekultuurina meie tingimustes ta jääb kiduraks ja üks asi, raieinal see süsiniku lämmastiku suhe on küllalt lai ja ka siin on ta üle 30, et kui süsiniku lämmastiku suhe on taimes 1:25, siis selle lagundamiseks bakterid võtavad sellest materjalist lämmastikku oma keha ülesehituseks. Kui see suhe läheb laiemaks 1:30, 1:40 või nagu põhus on 1:60 odral või nisul 1:100, siis nad peavad võtma lisalämmastiku mullast ja kui samal ajal kasvab mingi kultuur, siis see pärsibki kultuuri kasvu. Ja raieinal ongi see suhe laiem ja seetõttu ta võtab mullast selle lämmastiku kultuurile eest ära. Ja kui oli see temperatuur 2010, niiske suht ideaalne aasta, näete siis orgaanikot on tulnud kuskil 3,5 tonni juba üksikliikidel, et küllalt suur mass ja sellest 3,5 tunnist, kui seal omikatsioonikohvitsient oleks kusagil seal 20, siis tuleks juba sealt kusagil 1/5, 600 kilo juba siis uumust juurde. Ja mis veel, lämmastiku sidumine, muidugi liblikõielistel on siin kuni 90 kilo isegi olnud ja ka siis valgel sinepil ristõielistel kusagil 75 kilo on nad sidunud lämmastikku, küllalt suure hulga. Ja nüüd ongi, et kas kasvatada nüüd õlirõigast või sinepit, et meil on sinepi niisugune populaarsus suurem ja sinep kasvab kiiremini ja mida hilisemaks külv jääb, seda enam valge sinep õigustab, aga valge sinep, tema kasvu mõjutab rohkem see pikapäeva pikkus ja mida varem valget sinepit külvata, seda ennem ta läheb õitsema võrreldes õlirõikaga, et siin on 1. augustil külvatud, õligas siin on leheline, valge sinep õitseb, et seetõttu see mass jääb väiksemaks, et kui sellel aastal. Teine asi on see, kui sinep õitseb,
või risttõielised kultuurid, nemad sisaldavad glükosinolaate ja need glükosinolaadid on head patogeenide tõrjujad. Teisest küljest jälle õitsefaasis on kõige rohkem patogeene taimes ja seetõttu nad on küllalt head siis teravilja juurahaiguste tõrjel ja on Eestis ka müügil see valgesine Praco, mida siis kaua märgi all juba müüakse kui hea nematoodide ja siis patogeenide tõrje taim. Ja et nad tõrjavad siis teraviljahaigusi ja on leitud ka, et see risttõielised kartuli hõbekärna vähendavad järgmisel aastal. Ja et lämmastikust vaatasime, aga fosforit kuskil 7-10 kilo, aga näete, kaaliumi on siis, eriti risttõielised, seovad kuskil 60-80 kilo isegi. Nii et väga head kaaliumi sidujad, et fosfor meil leostub vähem välja, aga kaalium on ka üsna hea välja leostaja. Seetõttu niisugust kaaliumi välja leostumist vahekultuurid, eriti risttõielised, väga hästi siis hoiavad teda künnikihis. Ja uba ja ernes siin väga head liblikõeliste kultuurid, lämmastiku sidujad, aga seemet läheb palju ja küllalt kallis, aga perspektiivne oleks keerispea, et keerispea võiks olla sees taimikus, sest keerispea kasvab ilusti. Ta on siis selline, mis muudab just fosforit järgnevatele kultuurile kättesaadavaks ja ta ei kanna haigusi edasi, ta on just niisugune fütosanitar teiste kultuuride vahel seal. Nii et keerispea võiks igal juhul segus olla. Teine, mis võiks segus olla või et nüüd on jutt läinud segude peale, et üksikliigina võib kasvatada, aga parem kui segus, et tatar samuti fosfori seob, mida teised kätte ei saa, hea umbrohu tõrje taim ja väga hea kiire kasvuga. Aga siin raieina pilt, et meil ta tuli selline, et kui kevadel külvata alla külvina, siis võib tulla selline ilus hädal. Aga seal ongi, et see süsiniku lämmastiku suhe on seal lai, et sinna peaks, kui järelküll teha järgmisel aastal, kindlasti arvestada sellega, et sinna peab lisalämmastikku panema või siis liblikõelise kultuuri. Et sellise vahekultuurina ei kasvataks, aga rukkis on näha, et kui on ilus aasta, siin on 2011, annab väga ilusa massi. Rukkis on kas üksikuna või seguna panna teise kultuuriga, näiteks rapsi või rüpsiga, annab hea tulemuse. Ja nüüd, et kas künda, mitte künda, et igat pidi saab hakkama, et meil on korra tehtud see järgi kevadkünd, sügiskünd. Sügiskünd andis parema saagi, aga see on 1 aasta tulemused. Nüüd see sügis on jälle küntud ära, järgmine kevad ja järgnenud aastad kordaks ja vaataks, et kuidas see tendents on, et ta oleneb aastast. Teine asi, et miks näiteks kevadine sügisene künd, et sügisel künnil öeldakse, et mis on paremus, et näiteks kui on süsiniku lämmastiku suhe lai, kevadel künname, võtab lämmastiku eest ära. Et enamusel see suhe ei ole lai. Teine asi on see, siin nagu see sakslaste pildil on näha, kui see on selline taimik, millal külm ära võtab, siis lämmastik eraldub sealt minema ja sellest me oleme ilma, et siis juba kündada sügisel sisse. Ja mahekatsetest ka mõned andmed, et mahekatsetes, mis on tehtud siin 2008. aastast peale, et siis kui mõju saagikusel võib olla positiivne mõju, ei pea kajastuma, aga seal suurenes kuskil 5-10% odra 1000 mass ja mahumass veidi suurenesid. Mis seal suurenes veidi oli pH läks alusilmaks, tendents on, seal ei saa suurt muutust olla. Ja muutus on siin siis huumuses sisasules, ennem rääkisime, kui on ikka võimas vahekultuuri mass, annab üksjagu orgaanikat juurde. Ja samuti magneesium, kaltsium sisaldus suurenes. Ja umbrohtumuse suhtes, et rukkis just, et nii rukki endal kui järelkultuuril oli umbrohtumus väiksem ja muidugi vihmausside arv tunduvalt suureneb.
Et mida veel võiks juurde tuua ja mida meie mehed ka kasvatavad või tootjad on siis stilitsedis või tal on mitu nime, Jaapani redis või söödaredis ja tuleb selline juurikas, aga kevadel külvates tal läheb ruttu õitsema, tuleb see juurikas väike, aga alla või külvates ta siis vahekultuurina tuleb niisugune korralik redis ja see, kui jääb talvel põllule, siis ta kõduneb kevadeks ära ja ta ei sega seal mulla harimist meil. Aga ta on küllalt hea saagiga taim. Ja kui põllul nüüd kasvatada, siin on nagu üksikliikide, uurisime ja üksikliikide uurimine käib ka edasi, kindlasti panna nad segudena, sest segudena kasvatades on siis riskid väiksemad, kui toitjate omastamine eri tsoonides parem, juure eritiste toime mitmekesisem. Et põhimõtteliselt me saame rohkem massi ja rohkem toitaineid. Ja näiteks siin on saksa segud, mis on pakutud hästi palju, seal müüvad erinevad firmad, siis see segud ei ole mitte 2-3 liigiga, vaid on 5-6 või näete, nii 10 liiki. Ja meie tootmusprojekt müüb sellist segu. Et sobivad segud peaks olema. Ja nüüd järgmine aasta ilmselt rajame Tartus, aga Jõgevale koos doktorandiga rajatud sellised segud erinevatest kultuuridest väidi lihtsamad või järjest niiskese rohkemate liikidega ja tulemused, tänavu aasta on jälle see tulemus selline, et ei ole hea aasta, et parimal lapil kuskil tonni tuli välja, kõige parema andis kuivaines, andis siis sinep ja tatar, mis on hästi hea kiire kasvuga, tänavu aasta see esimene külm tuli nii ruttu, et võttis selle tatrakas ära, aga see on jälle võib-olla 2 aastat 10, eks ole. Aga siin on see tilitsedis ja selline porgandikega tuli see aasta ka juba alla. Aga ta jäi sinepist veidi maha. Ja siin on nüüd segu, kus on keerispea ja siis sinep, segu paistab parem, erinevad. Ja siin külvi aeg oli tänavu aasta 24 august, ma ütlen tänavaastane seis, kus ei saanud varakult põllule. Et tänu selle, ma ütlesin 2 korda umbes 10 aastas, 2008 oli selline, kus ei saanud põllule tänavu aasta. Oleks tänavu aasta saanud põllule 1. augustil, oleks asi korras, eks, aga lihtsalt praegust on, ütleme, tootmisest lähtuvalt nagu tootmist tänavu aasta oli, ei saanud varem sellele põllule. Ehk siis seal oli suvivilja järgi, et just et talivilja järgi, talinisu, mida vara, et mille järgi külvata, et siin on kas alla küll või mitte, siis on küsimus, näiteks Kaido Edenberg ütles sellelt taliviljale vahekultuur, suviviljale alla küll. Et talivilja, põhimõtteliselt selle järgi, mis saab parem ära. Aga inkarnaat ja Aleksandria ristik olid ka seal sees, et inkarnaatristikut on kasvatatud, Aleksandriat ka, et siin Jaak ja teie talu andmetel, et Aleksandria oli kiirem, ka sügise Aleksandria näete kiirem kui inkarnaat ja siin on väiksed roosad mügarbakterid juba ilusti näha. Ja et millega teda külvata, künda kindlasti mitte energiakulu, et kas otsekülviga saab ilusti külvata ja nagu ma ütlesin, otsekülvimehed on just sellised vännid, kes külvavad. Kui ei ole sellist kombikülvikut ennem randaalida, siis viia ta mulda sellise peenseemnekülvikuga või panna see peenseemnekülvik randaali peale, teha koos see ära. Või siis natuke veel edasi arendada, panna see külvik sinna kompainile peale ja siis külvatada mulda. Ja meil on näiteks Claydoni põhurehad, mis 3 sentimeetri sügavuselt töötanud mulla läbi, saab sellega mulda viia. Puuduseks on toodud, et suure seemnelisi jälle ei sega. Et valiku võimalusi on erinevaid. Ja üks, kas anda väetist või mitte, tekib küsimus, et hoiame toitjand kokku, kas siis väetist veel anda, aga sakslased proovivad ja ka meie tootjatel on, et 2-30 kilo lämmastikku võiks anna, mitte fosforit kaalit, et panna see kasv käima ja see põhk sinna lagunema. Või teine asi vedelsõnnikut ja vedelsõnnikuga saab täpselt samuti koos panna selle peenseemnekülviku sinna peale.
Ja paar slaidi veel, et tootjad on tulnud huvi ka, et näiteks enne talirapsi ja enne taliviljasid midagi sisse künda, lisaks libikõielistele. Ja siin sai proovitud või see aasta on külvatud keeris, pea, tatar, hernes, segu, jälle Merili Toom Jõgeval doktorant koos teinud, et kasvas üsna ilus mass ja just see, et sinep, et enne teravilja vahele, et kas juurahaigustele, kas vähendab või vähenda. Ja nagu näha on, tootjatel on huvi ammu olemas ja kasvatavad oma kodus, et siin on siis see kahkes punaristik, siin on Aleksander Ristik ja Aleksander Ristiku areng on jälle ees. Ja et kes nüüd teeb selle suvise põhjal siis järgneva saagi, kas purustab, künnab sisse, et see on küllalt suur mass, kohe üksikult sisse kündanud, purustamata ei ole hea, siis see mass on väga kontsentreeritult roiskuma, et künnimehed peaksid ta purustama ja siis sisse viima. Otsekülvimehed saavad kasutada sellist riistapuud, et rullivad maha, see vajutab need juhtsooned läbi ja kasv edasi ei lähe, või siis crossloti mehed teevad nii. Ma ehmatan koolivenna selle pildiga jälle ära. Aga et crossloti mehed saavad ka hakkama ilma igasuguse eelneva töötlemiseta selle põllul külvi teha. Nii, tänan kuulamast. Aitäh! Et nägime, et ristõielised on tegelikult väga head vahekultuurid, kuid eks me peame arvestama ikka tervet külvikorda ja kui me külvikorras rapsi kasvatame, siis siin on teatud haiguste probleem, miks võib-olla ristõielisi väga ei tahaks vahekultuuriks panna. Jah, täitsa õige küsimus, et proovime ära, mis kõlbab, mis ei kõlba ja sobivasse kohta paneme, et mul oli teise slaidi peal ka, et kui on sarnased, siis nendest väldiks. Et raps on praegust ja rüps on praegust igas külvikorras, aga juhul kui ei ole, siis ta sobiks või kui see aeg on seal suhteliselt pikem, et ja ütleme näiteks haigused, nüüd kui see tilitsedisid kasvatada seal haigusi, nagu sügis ei tule külge, aga seda peab edasi uurima, kuidas need juureeritistega on, kas need mõjuvad seda järgnevat kultuuri, et kui taanlased siin paar aastat tagasi käisid näitama, sest neil on iga külvikorra tsükliga läinud rapsi saak allapoole, lihtsalt et rapsi kontsentratsioon või ristõielist kontsentratsioon viib seda saaki pikkama tagasi, nii et rapsi külvikorras ei paneks seda sisse, aga seal oleks näiteks keeris, pea või tatar või asendada need ja sinna liblikõilest juurde panna. Ja siis teine küsimus, et kas teete vahekultuuride majandusliku analüüsi ka, et ilus on ju tahta, et väike seeme ja palju massi ja väikeste kuludega, aga kõik need asjad korraga nagu ei tule hästi välja, et mis saab olla see vahekultuuri rajamise, mis on enne kõike seemnekulu, et ta rahaliselt üldse nagu mõeldav oleks? Jah, et praegust otseselt ei ole tehtud, sakslased ei olnud 32 eurot võiks hektari veel minna, aga need seemned maksavad kõik kuskil 5-60 eurot hektar praegust või see on jälle see, et ja ka sinna, et tootjad on siin osad öelnud, et paneme seljad kokku, hakkame ühte seemet, teine teist seemet, et siis saame odavamalt. Seemne kasvatajad ütlevad kohe selle peale, et aga siis seemne majandus laguneb ära, eks ole. Aga põhimõtteliselt see majanduslikud hinnangud meil on plaanis teha. Projektis on, et seda vahekultuure uurida künnipõhiselt, kevadine, sügisene künd, otsekülvi minimeeritult ja rahaline arvestus tuleb siia ja see huumuskalkulaatorist, mis ma teile ennem rääkisin, ka sinna ühe järgneva etapina me paneks juurde, palju läheb see huumus maksma, kui me tahame seda huumuse seisu seal parandada. Et jah, et ta tuleb, ta maksab, aga ta tuleb kaudselt saagina, toitainetena, ta tuleb tagasi.